Tere kuulajad! Täna räägime seentest. Mulle meeldib seeni süüa, kukeseened praetud, väga mõnusad, marineeritud seened head. Ja kunagi ma arvasin, et seened on ju toitainevaesed, ei ole kasulikud, aga mida teadlikumaks toitumisest sain, seda teadlikumaks sain, et milline roll on seentel. Aga siis, kui ma söön seeni, samamoodi hakkasin ka tarbima seeni. Tänu sellele vestlejal mul siin, kellega ma räägin täna, on Silver Laus, keda ma kuulasin siis Tervise Progressi podcastis Hellega rääkimas ja siis ta müüs maha mulle seened. Ja ma tellisin kohe. Ja ma tahangi minna rohkem süvitsi, et natukene rohkem teaduslikumaks minna, ehk siis kui ma uurisin Silveri tausta ka, kes on siis Ruumveli tegevjuht, siis ma sain aru, et tema on ka väga terviseteadlik, et kuidas optimeerida oma tervist. Life Force spetsialist tõi välja praegu niisuguse huvitava nimetuse. Ja samamoodi ka, kui sa kuulad, sa tegelikult tahad, kui sa võtad mingit ainet, ükskõik, kas on mingi mineraalaine, vitamiin, sa tahad mingit kasutegurit saada. Ja teinekord me ei tunne neid kasutegurit, aga samas võib olla seal. Ja uurides neid natuke rohkem ka neid raviseeni, millest me hakkame täna rääkima, siis ma tahan ise ka rohkem teada. Mingi määral Silver müüs maha mulle selle idee, aga täna ma lähen rohkem teaduslikuks. Nii et tere, Silver! Tere, Timo! Mul on hea meel, et ma müüsin maha enda teadmata. Jaa, et see on see podcasti, kui me kuulame, tekib mingi usaldusväärsus ja minu üks suur usaldusväärsus oligi see, et kui sa mainisid, et Sruumel kasutab tinktuuris alkoholi, kuna siis alkohol läbistab meie aju barjääri ja siis minu jaoks sihuke, loogiline ja kui me natuke joome pitsikese, meil on kohe nagu sihuke mõnusam olla. Et ma ei olnud varem mõelnud sellele ja see näitas ka, et sa võid teha ükskõik mis toodet, Sruum võib teha, aga te tahad teha ikkagi seda toodet, millel võib olla ikkagi reaalne efekt. Saan ma õigesti Ei, aru? absoluutselt, et ma arvan, et maailm on täis täna väga palju erinevaid tooteid. Kurb tõsiasi on see, et maailm on täis ka väga palju keskpäraseid tooteid. Ehk siis tehakse lihtsalt midagi sellepärast, et turg on seal, sellepärast, et populaarsus on seal, kasv on seal ja me lihtsalt tunneme, et meil ei ole vaja teha järgmist niisugust keskpärast toodet, mida kõik teised teevad, sellepärast et antud juhul, Shroomeil ei ole siia maailma vaja ja kõigil oleks lihtsam. Et meie ikkagi tunneme seda, et kuskil on see tühimik, kuskil on see pime nurk, millele on tähelepanu jäetud pööramata. Ja see pime nurk on just siis selles kvaliteedis, ehk siis see, mida täna siis Shroomeil nii-öelda representeerib, see on siis see, mille me oleme toonud ellu, sest me näeme, et see on täna turult puudu. Ja mida sa mõtled turult puudu, et mina kohe mõtlengi, et sa mõtled nagu seda toidulisandite maailma, ehk siis me kõik tavaliselt on ka võib-olla, ma saan aru, et ka seente puhul võib olla ka, et see põhiline transportija on siis Hiina, kust Hiinast tuleb mingi tooraine, nüüd kuskil pannakse see kokku ja siis viidakse lõpptarbijale ja me tegelikult ei saa aru ja mulle nagu meeldis ka täpselt, et te teete ise tõrvas neid, ehk siis minu jaoks oli suur usaldusväärsus, aga räägi natuke seda toidulisandi maailma ka, et mis probleeme sa nägid seal ja mis praegu on siis? Ja vaatakski võib-olla suurema sihukese pilguga seda, et zoomiks korra välja, et mitte ainult nagu seente maailm, aga üldse nagu toidulisandite maailm, et tegu on ikkagi miljardite dollarite suuruse turuga, sadade miljardite suuruse turuga. Ja kui ma elasin Põhja-Ameerikas, siis ma sinna, see oli see aeg, kus ma sinna sisse süübisin ja siis ma hakkasin aru saama, et enamus ettevõtteid selles maailmas on tegelikult turundajad. Ehk siis ja ameeriklased või ütleme, Põhja-Ameerika on väga hea turundaja ka, võrreldes ütleme Euroopaga või isegi Eestiga. Et ja hästi palju on turundamist, hästi palju on nagu ilusaid sõnu, mis tunduvad nagu loogilised, mis tunduvad head, aga kui sa hakkad tegelikult sisse vaatama, et kust see toode tegelikult tuleb, kes selle kokku paneb, mis on selle kvaliteet, kuidas selle kvaliteedi eest seistakse, kuidas seda garanteeritakse sulle kui tarbijale, siis seal mul seda kindlustunnet ei olnud ja mina valisin enda jaoks välja ettevõtted, mida ma usaldan, kes ma nägin, et panevad ise kokku, kellel on ka mingisugune teadus taga või nad saavad sellest teadusest aru, kes siis ühesõnaga kasutavad seda, võib-olla seda vana teadmist, mis meil on olnud sadu ja tuhandeid aastaid uue teadusega kombineerides ja pakkudes seda informatsiooni siis kliendile, öeldes, et okei, ma lihtsalt ei müü oma tooteid, aga ma räägin sulle ka, miks see toode on hea ja miks see on oluline, et me panime need komponendid omavahel kokku.
ja nüüd ma täna näen sedasama seente maailmas, sellepärast et tegu on ikkagi väga aktiivselt kasvava turuga, trendiga ja noh, selle trendi alguse probleem on alati see, et ega seal mingisugust regulatsiooni ei ole. Noh, ma ei ole ka väga muidugi regulatsioonide poolt, aga ma mõtlen ka seda regulatsiooni, et mida turg ise nii-öelda loob enda jaoks. Puudub regulatsioon, puudub arusaamine, mida ma peaksin tegema, palju on siis nagu soovitatavad kogused, on ju, noh, kus see tegelikult üldsegi on efektiivne kogus ja kus ta on sihuke, et ta on lihtsalt turunduslipp, on ju, ja nii edasi. Et nagu sa ka juba mainisid, et meie oleme ise täna nii-öelda täis täis teenusepakkujad, ma ütleks niipidi. Inglise keeles me kutsume seda full circle ehk siis me kasvatame ise, me koristame saaki nii-öelda ise, me võtame selle saagi ja töötleme seda ise ja paneme ta nii-öelda lõpptootesse oma brändi all ja müüme selle kliendile. Ehk siis me oleme igati 100% vastutavad selle eest, mis seal selles tootes sees on ja selle kvaliteedi eest. Ja see on lubadus, mida me saame kliendile anda ja ma istun täna siin sinu ees ja sisuliselt sa võid mulle pommitada igasuguseid küsimusi, on ju, ja võtta meid selle korki või räägime, miks see on oluline ja kliendid ja inimesed saavad paremini aru, mis see Shoemel tegelikult siis on. Aga ütleme, et kui mina nagu tahaks ka nagu seeriabrändi teha, siis no mul ei ole nagu tootmist, siis tavaliselt ongi siis Hiinast tuleb või kus see nagu põhikomponendina tuleb, näiteks kui ma tahaks hakata looma nagu mingi toidulisandi brändi. No ega selles suhtes ikkagi suur osa turust täna ikka jätkuvalt on Hiinast. Et kui me räägime näiteks seente toorainest, siis 75% kogu turust jätkuvalt tuleb Hiinast. Ehk siis üsna suur tõenäosus, et kui sa täna mingisuguseid seenetooteid kasutad, siis see tooraine on Hiinast pärit. Nüüd ma kindlasti ei ütle seda, et Hiina on halb. Ma arvan, et see on ka natukene vale arusaam, et Hiina ei ole üdini halb, Hiinal on lihtsalt, kuna mass ja maht on niivõrd suur, siis pakkujaid on niivõrd palju. Ja sa pead tegelikult teadma ja aru saama, kellelt see tuleb ja mis see kvaliteet on, kuidas seda kvaliteeti hinnatakse. Ma ütlen, et täpselt sama suur risk nagu täna Hiinast on inimestel tarbida tooteid USA-st. Täpselt sama suur risk, aga millegipärast seda USA toodet usaldatakse rohkem, sellepärast et turundustöö on niivõrd hea olnud versus siis Hiina on ju, kus öeldakse, et ei, siin on kõik on halb, kõik, mis Hiinast tuleb, on halb. Ei, kõik, mis Hiinast tuleb, ei ole halb. Aga kuna maht on niivõrd suur, siis sa tegelikult ei tea, mis seal taga on ja sul on lihtsalt see risk on piisavalt suur, et tegelikult ta ei ole nagu korrektselt töödeldud, kasvatatud ja nii edasi. Mis kujul, ütleme, et kui ma Hiinast nagu tellin, siis enamus kujul on pulbri kujul vist, et nagu mis teete tinktuuriga, et kuidas see näiteks, kui mul nagu tahaks nagu kuskilt tellida, kas see saadavus on palju-palju väiksem kohe? Ja ütleme nii, et kui me vaatame seda tooraine turu liikumist, et enamus sellest toorainest liigub siis kahel kujul. Kas ta on siis nüüd seenepulber, lihtsalt see, et seen on kasvatatud, ära kuivatatud ja pulbritseeritud, või on siis seeneekstrakt. Ehk siis on võetud see pulber ja hakatud teda ekstraheerima. Ehk siis see on niisugune natukene põnev teema, kuhu võib-olla korra süübiks sisse. Ehk siis seenepulber on lihtne. Kuivatan ära, pulbriseerin, saadan sulle. Sinu töö nii-öelda on siis aru saada, et okei, kas ta oli siis heades tingimustes kasvatatud, kas ta oli puhas, on ju, aga pulber ja väga lihtne. Nüüd ekstrakt on see, kus see elu läheb keerulisemaks, kus on hästi palju turundus sees ja niisugune me kõik, või noh, ütleme, meie sinuga kindlasti mäletame seda reklaami, Felixi reklaami, ühes kilos ketšupis on 2 kilo tomateid. Vot see ekstrakti maailm on täpselt samasugune, on ju. Öeldakse, et 5 ühele ekstrakt, 10 ühele ekstrakt, on ju, siis sa küsid, et mida see tähendab, see on, et 1 kilo ekstrakti saamiseks kasutati 5 kilo seent või 10 kilo seent või 20 kilo seent. Ja siis sul on nagu kõrvad hakkavad kohe liikuma, et kuule, et aga noh, see on ju selle raha eest ma saan ju rohkem väärtust. Nüüd, kui me vaatame sinna taha tegelikult, siis see peaaegu tegelikult ei tähenda mitte midagi. Ja seal on hästi suured ohukohad. Ehk siis, et ekstrakti saada, kasutatakse siis ekstraheerimismeetodeid. Ja iga ettevõte kasutab eraldi ekstraheerimismeetodit. Ehk siis meil pole tegelikult õrna aimugi, millist ekstraheerimismeetodit nad kasutavad, et seal sentest üldse kasulik aineid välja saada.
ja noh, ütleme, et see on nii seinast seina ja üldjuhul proovitakse seda odavalt teha, mis tähendab seda, et ainult kas veega ekstraheerimine hästi lühikese ajaga, ehk siis sa ei saa sealt seentest peaaegu nagu midagi välja, mis sest, et sa kasutasid 10 kilo seeni, et seda 1 kiloks. Tegelikult sa selles suhtes, sa ei saa bioaktiivseid aineid sealt lihtsalt välja. Nüüd teine asi, mis on isegi suurem probleem täna, mida tõenäoliselt enamus kuulajaid ei tea, on see, et siin ekstraheerimismeetodil kasutatakse siukseid asju nagu kandjad. Ehk siis, kui ma ekstraheerin ta vedelikuks, siis on need osakesed ju ulbivad seal vedelikus sees, need on mikroosakesed. Kui ma selle vee sealt välja kuivatan, siis ta on hästi peenikene pulber hästi väheses mahus. Ehk siis, kui me nüüd räägime 1 kilost, et seda 1 kilo saada, siis see tegelikult on nagu, noh, see oleks hästi kallis. Noh, keegi ei maksaks seda. Nüüd selle jaoks kasutatakse kandjaid, ehk siis öeldakse, et need osakesed on vaja millegi peale viia. Ja kandjaks üldjuhul kasutatakse maltodekstriini. Maltodekstriin, nagu me teame, tervishoiutootega ei ole siin midagi pistmist, on ju, see läheb otseselt kehas, konverteeritakse ümber siis süsivesikuks, veresuhkur, kohe lakke, noh nii edasi. Aga nüüd 70% sellest pulbrist ekstraktist, mis sa saad, üldjuhul on maltodekstriin või mingi teine kandja. Nüüd, kus me nüüd natukene nagu põrkume selle nagu päris maailmaga, on see, et kui sa vaatad toodet ja vaatad nüüd, keerad selle toote ümber ja vaatad nagu, mis seal toote sees on. Ja kuna ta on kasutatud kandjana, siis ei pea kirjutama, et siin on maltodekstriin tootes sees. Ehk siis noh, sa näed seda probleemi, on ju, noh, et me räägime 5-1, 10-1 ekstrakt. Me tegelikult ei tea, kuidas ta ekstraheeritud on, millist ekstraheerimismeetodit ta kasutad või palju sealt üldse välja saadakse. Ja noh, üldjuhul on see ekstraheerimismeetod hästi odav, mis tähendab seda, et väga vähe saadakse välja kasulikke aineid ja siis see pihustatakse sisuliselt maltodekstriinile. Nii et ja see on see, mis läheb kapslisse või see on see, mis läheb siis kuskile nii-öelda tervisetootesse. Öeldakse, et näed, meil on siin lõvilaka mingisugune pulber 10-1, 25-1, mis iganes ta on ju. Ja nii edasi. Jah, seal, no see ongi see, mida mina ka hullult mõtlen, et kui ma midagi võtan, kas ma saan selle õige doosi kätte. Et näiteks, ma ei tea, et ma pean võtma, ma ei tea, 500 milligrammi näiteks magneesiumi, eks, glütsinaati, noh. Ja nüüd ma võtan sisse ja kuigi seal on kapslil on pealkirjas, üks kapsel sisaldab siis, et palju sealt tegelikult nagu imendub, noh, et üks asi imendub veel ja kui jah, see kvaliteet ja kõik see, et mina nagu ka terviseteadliku inimesena lihtsalt, kui ma endale sisse söön, ma nagu pean nagu kindel olema. Ja kus see usaldus on, ma ei teagi tegelikult ja sellepärast, kui teie kasvatate, siis mul on mingisugune uskumus, et seal on siis täpselt see õige kogus, noh, et see ongi see murekoht, ma näen hullult igasugus, mitte ainult seente maailmas, vaid ongi noh, et see doos, see ravidoos, näiteks omega-3 ka. Omega-3 on ka teatud hulk vaja seda EPA-t ja TH-d. Ja kui me saame vähem, siis see doos nagu ei ole nagu õige, ehk siis näiteks kui mul, ma ei tea, perearstid kirjutavad antibiootikumi välja, eks, ja ma pean võtma, ma ei tea, 3 tabletti ja ma võtan tegelikult 1 tableti selle 3 asemel. Nüüd on see küsimus, kas see mõjub mulle reaalselt või ei mõju. Ja see ongi see peas, mul käib kogu aeg arutelu. Et ühesõnaga jah, et efektiivne doseering on ja lähtuvalt siis kas siis kehakaalust või mis iganes see on, või on see siis ka tegelikult sinu meditsiinilisest nii-öelda konditsioonist lähtuvalt. On ju, sellepärast, et kui noh, ma arvan, et me mõlemad oleme selles suhtes üle keskmise terviseteadlikud, püüame endast hoolt kanda ja täna sellepärast me siin podcastis ka oleme, et seda teadmist edasi anda. Nüüd reaalsus on see, et läänemaailm, 60-70% läänemaailmast, nende tervislik seisund on alla keskmise. Noh, me kogu aeg nihutame seda keskmist muidugi alla, ütleme, et oi, me oleme enam-vähem kõik keskmised, aga me nihutame tegelikult seda latti alla. Nüüd enamus on alla keskmise, mis tähendab seda, et nende seedetrakt, kus tegelikult kõik algus saab, juba ei toimi. Mis nüüd tähendab omakorda seda, et me võime tarbida, ütleme, et mina olen see tavainimene, kes oma tervisest nii väga hoolt ei kanna või ma ei tea ja minu tervis on alla keskmise. Sina oled nüüd see terviseteadlik inimene ja nüüd me paneme üksteise kõrval seisame ja ütleme, et okei, et nüüd samad doseeringud, neid tervisetooteid, me ei saa sealt samad tulemust. Sina saad sealt oluliselt rohkem kätte kui mina.
sellepärast et sinu seedetrakt esiteks ütleb, et ma tean, mis sellega peale hakata. Ma olen terve, mul ei ole põletikku, mul ei ole nii-öelda, mis ta siis inglise keeles on, see leaky gut, on ju, ehk siis lekkiva soole sündroomi, mis on väga-väga suur probleem täna lääne ühiskonnas. Ja, ja sinu keha tänab sind, ütleb, et okei, ma võtsin nüüd kõik, mis sa mulle andsid, ma võtsin sellest 50–70% ja tegin selle kasulikuks. Ja mina seal kõrval saan heal juhul 10% kätte. Ja siis ütlen, et aga tegelikult on see nõme asi, see ei tööta, ma ei taha sellega enam tegeleda. jah, see hea näie, kaalulangetus on samamoodi, ehk siis kui üks on diabeedik ja üks on nagu minusugune juba vormis keha, siis see toitaine nii-öelda kõik see veresuhkru tasakaal ja kõik on nagu erinev võib-olla, et samad makrod, kõik asjad on samad, aga tegelikult see vajab nagu teadlikuma lähenemist. Just. Ja siit ülegi nagu oligi kohe mõte ka, mis ma sulle ka kirjutasin, ma tellisin ära endale 4 purki, sein hakkas tarbima ja siis oli ka kirjas, eks 3 pipetti ja mul tekkis kohe, et ma tean, et näiteks naistele ja meestele on nagu sama kogus tegelikult mõne koha pealt ei ole. Ja sina ütlesid ka isegi, et selle purgi peal oli 3, et sa tarbid rohkem ja mina hakkasin ka, et nagu räägi palju selle doseeringust nagu, et te panete pannud nagu selle võimaliku keskmise kasutegurit toova hulga, aga samas, kui ma nagu üle võtan, rohkem võtan, näiteks Lionsmansiga oligi, et see oli kirjas 3, eks, et sa ütlesid 8 või 6 või mis sa ütlesid? Ma ütlesin jah, et olenevalt päevast, et ma võtan 6–8 pipetti. Et mina nüüd olen kogu aeg võtnud seda 6–8 või 8 tegelikult isegi, et nagu rohkem ikkagi. Aga vaata, see ongi nüüd see, et mis eristab seeni muudest, ütleme siis toimeainetega olevatest taimedest või mis iganes need on siis, on see, et seened enamasti, kõik seened, mida me täna kasutame, mida me saame legaalselt kasutada, on adaptogeenid, mis sisuliselt tähendab seda, et nad ei kuidagimoodi ei sega sinu keha normaalseid protsesse, ehk siis sinu keha ei muutu neist sõltuvaks. Ehk siis, kui ma nüüd täna tarbin ja homme ei tarbi, siis keha kuidagimoodi ei ole, et okei, ma ei tule nüüd iseendaga enam toime. Mis üldjuhul on väga paljuski ravimites on seesama efekt olemas, või noh, ütleme vastupidine efekt olemas, on ju. Ma pean väga doseerima, et keha suudaks pärast toime tulla. Ja väga paljudes taimedes on seesama efekt olemas, ehk siis need keemilised komponendid mõjutavad keha niivõrd palju, et keha muutub sellest lähtuvalt siis kas laisaks või sõltuvaks. Nüüd seentel seda omadust ei ole, mis tähendab seda, et nad on esiteks adaptogeenid, ehk siis sa võid ka terve selle tinktuuripudeli ühe korraga ära juua. Ja tõenäoliselt ei juhtu suga mitte midagi selles suhtes, et võib-olla oled sa lihtsalt nagu teravam ja parem ja kiirem see päev, aga selles suhtes suures pildis ei juhtu suga midagi halba. Nüüd teine, mis räägib seente kasuks, hästi suur fakt, on see, et kui me võrdleme taimi ja seeni ja need seened olid ülipikka aega olid taimede nii-öelda alamgrupp. Nad arvati, et nad on taimed, aga lihtsalt siuksed imelikud taimed. Ehk siis neid uuriti kui taimi, nende nii-öelda loogikat, kasvu ja arengut mõeldi kui taimi. Siis alles hiljuti tõsteti seened taimede alt ära, sest saadi aru, et see on eraldi kuningriik ja see hoopis teistmoodi, ta toimib hoopis teistmoodi. Ja hiljuti ma pean silmas alles, see on aastate küsimus, paari aasta tagune küsimus, kus see tõsteti taimede alt välja. Ongi nii või? Jah, see oli 2021 äkki, kui ma ei eksi, 2021 lõpp, kus siis oli World Health Organization ja mingi katusorganisatsioon siis, kes tegid Montrealis oli siis mingisugune suurem üritus, kus seal siis anti teada, et noh, nüüd on 3. F, on flora, fauna ja nüüd on fungi. Ehk siis ta on eraldi kuningriik ja ta on niivõrd teistsugune, et kui taimedest suudab meie inimkeha, kui me suudame sarnaneda, meie DNA sarnaneb umbes 10–20%. 20% on see maks ülemine piir. Siis seentega meie DNA sarnaneb kuni 60%. Veel umbes 3 kuud tagasi ma ütlesin kuni 50% ja nüüd ma ütlen juba kuni 60%, sest vahepeal on see teadmine veel kasvanud. Ehk siis me oleme 60% sarnased DNA-lt seentega. Mis tähendab sisuliselt seda, et kui ma tarbin nüüd taimi, siis mu kehal on nii palju keerulisem aru saada, et mis asi see nüüd on, mis sisse tuli. Mis tähendab, kujutame, mis ma sellega peale hakkan ja kui palju ma sellest saan siis nii-öelda kätte. Versus see, et kui me sööme seent või seene tooteid, siis see, mis sisse tuleb, meie keha ütleb, et ma saan sellest rohkem aru.
ma saan aru, mis asi see on, mida ta mulle toob ja ma saan aru, kuidas ta toimib, ehk siis kuidas ma kommunikeerun temaga. Ja sellest lähtuvalt on seen lihtsalt nagu kordades võimekam kui enamus taimi on. Ma ei ütle, et nüüd taimi ei tohiks kasutada, lõpetame selle söömise ära ja ainult seeni sööme, igal asjal on oma koht, aga lihtsalt kui me vaatame nagu sellest kasuefektist ja kuidas ta kehale toimib, siis seened on lihtsalt nii võimsad sellest faktist üksi lähtuvalt juba. Siin on, ma toon ka hea näite kohe täpselt, kui me räägime nagu valkude tarbimise ehk siis taimne valk ja loomne valk. Kui me võtame 25 grammi valku mõlemad, siis aminohapete koostis on hoopis erinev. Ja see on ka nagu toidumaailmas hästi nagu sihuke pime koht, ehk siis kui on kirjas peal 25 grammi valku, siis noh, et nagu mis on see päritolu ikkagi valgul, et on ta loomne valk või taimne valk. Taimse valgu puhul, kui me võtame mingi riisiproteiini pulbrit, see omastamise võime on nii kehva. Ehk siis, et see näide täpselt ongi, et seened on lihtsalt nii hea omastamisega, et ta nagu meile nagu lihatoode ehk mida me hästi kiiresti hästi omandame või muna näiteks versus nagu siis on see taime koostises olevad need olulised tervistavad ühendid, eks. Just. Et see väga hea näide just, et kas me sööme loomset valku või sööme taimset valku või et kus meie makro toitained tulevad, on ju, et loomadest, taimedest, seentest, nii palju erinevaid variante on. Ja iga versioon on erinev meie kehale, see omastamine ja tema võimekus sellega toime tulla. Ja siin hea näide ka täpselt, et võtame teatud, ma otsisin ka nagu beta-glükaan. See tuleb hästi paljud toidulisandid, tuleb tavaliselt kaerast, eks ju, kaerahelbet peaks sööma, siis, et see tugevdab immuunsust. Aga nüüd beta-glükaanid seentes on palju efektiivsemad, eks ju. Jah, et see beta-glükaan on ka niisugune huvitav maailm, et selle järgi on nüüd praegu joondutud ja öeldud, et okei, et vaatame, palju seentes on beta-glükaane ja mida rohkem beta-glükaane, järelikult seda parem toode ja nii edasi. Noh, see ei ole tegelikult nagu puhas tõde, et beta-glükaan on umbes sama, kui sa vaatad, et palju autos hobujõude on. Okei. Ja noh, järelikult kui on rohkem hobujõude, siis ta sõidab kiiremini, aga noh, traktoril on ka väga palju hobujõude, aga no ei sõida kiiresti, on ju. Et see on nagu natukene võib-olla, ta on üks marker, mille eest joonduda, aga ta ei ole see marker, mille järgi öelda, et kui temal on nüüd rohkem beta-glükaane, siis järelikult see on nüüd kõige parem. Beta-glükaanid jagunevad alamgruppideks. Seal on triterpeenid, polüsahhariidid, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nad jagunevad hästi palju mitmeteks erinevateks alamgruppideks. Nüüd, kus maagia juhtub, ei ole nüüd just selles, et see konkreetne üks beta-glükaan, vaid see maagia juhtub selles, et kõik need alamgrupid ja kuidas need omavahel kokku mängivad. Ehk siis sa võtad erinevaid asju, su keha tarbib sealt erinevaid asju, alamgruppe, beta-glükaanide alamgruppe ja nende kombinatsioon kokku hakkab tegema mingisugust maagiat. Porgandis on väga palju beta-glükaane, kaeras on väga palju beta-glükaane, on ju, aga sa ei saa võrrelda kaera toimeainet, ma ei tea, lõvilakaga või tšaagaga. Need ei ole võrreldavad, lihtsalt ei ole. Aga beta-glükaane on kaeras rohkem. Siin on hea kohe, kui sa tõid selle auto näite, ehk siis see traktori hobujõud on mõne koha pealt kasulikumad, sellepärast et traktoril on suurem väärtus. Et versus nagu, ma ei tea, Ferrariga seda punktist A punkti B veel, aga kui siin, ma ei tea, et see on nagu sihuke kohe hea tuua nagu metafoorina sisse. Aga traktor tahmab ka väga palju, on ju. Et seal on alati ka need negatiivsed pooled, on ju. Et täpselt sama, ma toon selle sama võrdluse jälle siia kõrvale, et meil hästi pikalt on müüdud kaera kui tervisetoodet. Noh, beta-glükaane on tal palju ja võime öelda, et oi, näed, ta on ülim tervisetoode, aga ta tahmab. Ma ütlen kohe ära, ta tahmab hullu moodi, ta on ikkagi diisel. Ehk siis, kui sa kaera sööd, siis kaeral on teatavad proteiinid seal sees, mis seovad ära mineraalid ja ei anna kehale võimalust neid mineraale kätte saada. Ehk siis, kui sa sööd kaera, siis see negatiivne pool, see tahmav pool on see, et sa ei saa oma toidust enam mineraale kätte. Ja minu arust see miinus on oluliselt suurem kui see pluss siin. Aga jah, kaeralde sööjad kohe sai palju vaenlasi. Praegu sai küll vaenlasi praegu jah, endale juurde, et see on nagu sihuke popp toit ka. Mina nagu olen ka, ma ei tea,
mitte teadlikult välistama hakanud seda kaera, et ma ei söö enam putru väga, noh, tatra putru, aga ma arvan, et noh, see on nagu iga, aga ma tean, kas see on lektiini teemalise või? Ei olnud see? Selektiinid ja jah, lektiini, mis siis takistavad nende mineraalainete imendumist, eks, ja jah, pluss lisaks tal on ka glükeemiline indeks väga kõrge, on ju, mis tähendab seda, et ta sisult lööb sul veresuhkru ülesse, mis tähendab seda, et veresuhkur, kui on kõrge, see kõrvetab kehas eespoolt, noh, see on üks kõige hullemaid asju, see veresuhkru kõikumine, et noh, et ma nüüd ei ütle, et lõpetame kõik no kaera söömise ja nii edasi, lihtsalt, et see on see teadlikkus, on ju, noh, me ei saa mõõta ainult ühte asja, öelda selle järgi, et nüüd see on hea või halb, et me peame vaatama seda suuremat pilti, et õnneks mulle tundub, et me mingites ringkondades hakkame tasapisi seda suuremat pilti vaatama, aga eks ta võtab veel aega. no see on see, et no, et mingi diabeedikule, ma ei tea, hommikuks kaeralpaputru pakkuda, no see on halb versus nagu, kes on nagu fitnessi sportlane, eks ta kulutab ära kiiresti, tal on vaja kiiret süskarit, eks, et mida saaks siis jõusaalis ära kulutada, seal ongi täpselt vastavalt jälle nagu sellele inimese seisundile, noh, et lõpuks ongi see kahju tekib, noh, et kui Just, inimene ei ole terve, siis ta on rohkem mõjutatud. just. ja siit võib-olla natukene mulle hullult see terviseprogressis, sa viskasid õhku ühe, ütlesid Austraalia uuring ja mina siis hakkasin otsima, okei, lõvilakk, Austraalia, mingi aasta nagu, et leida nagu see uuring, millele sa viitasid, ehk siis ja oligi sealt siis selgus, et see lõvilaki on kasutegurid ehk siis selle nii-öelda, mis ta nimi, närvi kasvufaktori stimuleerimisel. NGF, jah. ja see tõi ka välja, et meil ajul, me ei saa uusi närvirakke toota, oli see niimoodi vist jah? Suhteliselt jah, et tavaolukorras meie keha, meie aju närvirakke väga ei tooda. ja lõvilakk on üks see, mis nii-öelda näitab siis rottide peale, et see aitab toota, aga samas nagu ongi siuksed ained on vähe vist taimeliikides, ma ei tea, ma otsisin mingi asfakandale, öeldakse, et tal on nagu see, et on jälle mõned näited on taimsetel jälle olemas, mis teevad samat asja, aga nüüd jälle tulebki see efektiivsus mängu ja. seal on, noh, mis nüüd, kui me konkreetselt sellest uurimustööst räägime ja võrdleme siis nagu taimedega, et taaskord taimed ei ole halvad, et noh, me ei suuda ilma nendeta elada, et meil on ka neid vaja, sest sealt tuleb meile väga palju kasulikke aineid, mida seentest ka ei saa. Ja liha on vaja, et sealt tuleb meil kõige puhtam protein, mida keha suudab, millega suudab toimetada, on ju, ja nii edasi, muud aminoõppetööd. Et konkreetselt nüüd selle teadustööga ja miks ta on minu jaoks oluline, miks ma teda alati nagu mainin, on see, et selle teadustööga avanesid teatavad väravad, kus hakkas väga palju raha, tähelepanu liikuma lõvilaka suunas ja selle nagu toimeainete võimekuses. Me räägime siis Queensland University, Queensland ülikool Austraalias, kes siis eelnevalt oli juba teada, et tal on mingisugune võimekus aju, närvirakke ja sünapse siis taastada. Oli teada, et midagi ta suudab seal teha, aga toimemehhanismi ei teatud. Ehk siis need ülikooli teadlased siis tegid rottide peal katsetuse ja seal on siis 2 komponenti lõvilakas. Mis ta, eritseenid äkki on, see ladinakeelsest nimest tuleb, mis siis aktiveerivad teatavaid proteiine meie kehas, mis hakkavad kasvatama, mis annavad siis signaali ja hakkavad kasvatama sünapse, närvirakke ja sünapse ajus. Ja ühesõnaga tõestati ära, et selle toimeaeg on suhteliselt lühike, et kui sa hakkad tarbima ja kui see mehhanism rakendub. Nüüd, mis oli veel huvitav sellesama teadustöö, kas oli sellesama teadustöö sees või oli sellele järgnev teadustöö? Ehk siis tehti katse, et kui ma tarbin, kui kiiresti hakkab toimima ja kui ma lõpetan tarbimise, kaua võtab aega, et see protsess nii-öelda tagasi läheb oma normaalsesse kulgu. Ehk siis meie normaalne kulg on see, et aju tegelikult degenereerub vanadusega. Kõik see elustiil, kõik nii edasi, ta üldiselt ikkagi degenereerub. Ehk siis see on see normaalne kulg, mida siis mõõdeti kuus tagasi juba. Ehk siis kui sa tarbid Lions Mane'i lõvilakka, minu arust oli see kas siis 4 nädalat jutti
või 5 nädalat või 3, midagi sinnakanti, siis ja lõpetad, siis võtab 4 nädalat aega, et progress läheks tagasi sinna normaalsusesse. 4 nädalat. Ja läheb nii-öelda tagasi sinna õrna degeneratsiooni meie aju. Ehk siis see ütleb meile seda, et esiteks ta toimemehhanism on hästi kiire, sest hakkas kohe mõjuma. 60 minutiga tegelikult tunti juba esimesi, nagu suudeti teaduslikult tõestada ära, et on esimesed tulemused. Ja see on üks asi, mida sa vist tõenäoliselt tahaksid eluaeg tarbida, kui sa ütled, et ma tahaks olla 120-aastane ja mäletada, kuhu ma oma autovõtmed panin, sest ma olen ikkagi võimeline veel autoga sõitma. Et minu jaoks oli see nagu hästi märgiline teadustöö selle pärast. aga see oli ikkagi rottidega, eks ju? See oli konkreetselt rottidega. vot nüüd ongi aga... see, et ajalises mõttes vaata rotid ju elavad vähem, nende jaoks see aeg on nagu kiirem, ehk siis et need numbrid, mis sa tõid, on tegelikult rottide peal, see ei ole nagu inimestega, eks ju? Seda teadustööd on pärast seda hakatud tegema ka inimeste peal. Ehk siis see oli see, mis avas need väravad. Ehk siis pärast seda on tehtud inimeste peal teadustööd. See, kus me nägime seda, et 60 minutiga on juba esimesed tulemused, see oli juba inimeste peal tehtud näiteks. Väga super, väga hea. Ja ma arvan, et minu arust see degeneratsiooni tagasimõõtmine, see oli ka juba inimeste peal tehtud. Ehk siis, sest sul on jah õigus, et rottide eluiga on ju kordades vähem kui inimeste oma, on ju. Aga et rotid on meile üliväärtuslikud kohad, et seal on põhjus, miks rotte tegelikult laboris kasutatakse, sellepärast et nende biokeemilised protsessid on üsna sarnased inimestele. Tulles selle lõvilake juurde ka, ma kuskil pärast seda, kui terviseprogressis käisid, siis ma hakkasin ka kuulama mingi välismaa ja seal nagu viitas sellega, et teatud terapeutid kasutavad, näiteks oli ka lekkiva soole sündroomi juures just seda pulbri kujul lõvilakku versus teil on ka see tinktuur ja teil on pulber ka. Et see pulber on nagu efektiivsem soolestikule näiteks või kuidas sa seda koha pealt oskab midagi öelda? See ühesõnaga, kui me ütleme, et me tahame saada need lõvilaka kasulikke omadusi kätte, see, et meil oleks parem fookus ja ajutöö ja tervem aju, siis ma alati soovitan minna tootega, mis siis on juba eelnevalt töödeldud, ekstraheeritud ja et saadud need kasulikud ained sealt raku seest kätte. Sest meil on keha omadus see, et me hästi raskelt lõhustame seenerakke, sest et seenerakk on üsna sarnane inimrakkudele. Ja see on see põhjus, miks me ei suuda seenerakku tegelikult lõhustada, sest meil on ta liiga sarnane inimrakkudele. Ehk siis sa saad, kui sa sööd teda toorel kujul või pulbri kujul, siis sa saad nii-öelda neid kasulikke aineid vähem sealt kätte. Küll aga, kui me räägime nüüd soolestiku mikrofloorast ja selle nagu toetamisest, siis jah, pulber seal mängib paremat rolli, sellepärast et pulbris on jätkuvalt alles kiudained, mis on ülioluline soolestiku mikrofloora toiduks, tal on nii-öelda prebiotikum ja tal on mingisugused muud nii-öelda ensüümid seal sees, mis aitavad seda mikrofloorat hoida ja taastada. Ehk siis kõige parem kombinatsioon tõenäoliselt on see, et sa kasutad seda pulbrit oma smoothides või toidus ja nii edasi ja sa kasutad siis seda tinktuuri lisaks sinna juurde, saades siis kätte kõik need kasulikud ained. Nüüd, see annab mulle ideaalse võimaluse rääkida meie ühest kõige viimasest innovatsioonist, millega me just nagu turule tulime, millega me hakkame nüüd järjest rohkem tööd tegema, on siis pulberekstrakt, mis lahendab mõlemad probleemid ära. Ehk siis, kuna me pulberekstraktidest ennem juba rääkisime, mis on see probleem, see oli ka põhjus, miks me sinna turule minna ei tahtnud, sellepärast et ta oli piisavalt must. See loogika, et see pulber, mis sealt välja tuleb, ei ole tegelikult tervisetoode. Siis meie kasutame täna tehnoloogiat, kus me sisuliselt suudame selle rakukesta ultraheli lainetega purustada. Ja siis kasutame metodoloogiat, kus selle seene osake, see pulbritükk ise muutub kandjaks. Ehk siis me keerame sisuliselt seeneraku tagurpidi. Me saame 99% seenest kasulikud ained välja, ilma et me kiudaineid ära tapaks. Nüüd on ta ekstrakt pulber, mida sa saad kasutada nii enda fookuse, kui me räägime lõvilakast konkreetselt, fookuse ja ajutervise jaoks, kui ka nii-öelda toidulisandid, et oma seedetrakti toetada, saada neid kiudaineid ja kõike muid kasulikke aineid. Ehk siis see balanss on ideaalselt seal paigas. Ja see on just sellel suvel välja töötatud toode, millega me hakkame nüüd uuest aastast rohkem toimetama.
sest minu jaoks see oligi, vaata, ma mainisin ka täpselt, et alkohol, miks te panete alkoholi, te võite panna ka vesilahustet, aga just ajubarjääri ületamiseks ja ongi see pulber. Palju ta jõuab siis, kas see nagu ikkagi midagi jõuab või ongi see omastamine hästi väike või kuidas sina nagu oled saanud aru sellest? Et kui me, noh, enamus turundatakse, enamus on ikkagi müüvad seda pulbrit, eriti noh, kes toovad kuskilt sisse ju, tahavad müüa, teevad Shopify e-poe võib-olla ongi ja hakkavad müüma, kuna seened on teema nagu, vaata. Ja vot alkohol mängib erinevat rolli tervisetoodetes. Et üks on, mis sa ka alguses tegelikult mainisid, on ju, mis sinu jaoks oli niisugune võib-olla aha-moment ja võib-olla natukene nagu aitas selle idee maha müüa, oli see, et kui me kasutame, noh, ajalooliselt on alkoholi hästi palju kasutatud tervisetoodetes. Et mina alati küsin, kui ma vaatan tagasi, ma küsin, miks? On ju. Hästi lihtne vastus on see, et aga alkohol on nagu säilitusaine. Aga tegelikult see ei olnud peamine põhjus, see oli üks põhjustest, see on peamine põhjus. Alkohol omab seal sees kahte suurt rolli. Üks on see, et alkoholi peal, kuna alkohol on niisugune salakaval tegelane, et kui me alkoholi joome, siis me üsna kiiresti jääme purju, me muutume imelikuks, nii edasi. Miks? Sellepärast, et alkohol põhimõtteliselt jalutab läbi aju-verebarjääri, ilma et see mingisugust takistust oleks. Aju-verebarjäär on see nii-öelda armee sul, kes ütleb, et oi, sina võid sisse tulla ja sina ei tohi. Alkohol jalutab sealt läbi, ilma et keegi tähele paneks. Nüüd, kui me kasutame alkoholi ja me kasutame mingisuguseid väikses koguses ja me kasutame siis tervisetooteid, siis me nii-öelda paneme selle alkoholi raku selga kasulikud ained ja ta viib need õigesse kohta, ilma et keegi teda takistaks. See on number üks. Siis on ta, kindlasti on see nii-öelda säilitusainena on kasulik, see on number kaks. Ja kolmas on see, et nüüd, kui me vaatame seda tervisetoodete turgu ja supplemendi turgu suuremalt, siis vitamiinid ja mineraalid jagunevad kahte gruppi. On vesilahustuvad ja rasvlahustuvad. Ehk siis enamus vitamiinid on vesilahustuvad, noh, C-vitamiinid, B-vitamiinid, need on vesilahustuvad, on ju. Ja siis sul tekivad sinna kõrvale mingid vitamiinid ja mineraalid, kus sul on vaja, mis on rasvlahustuvad, ehk siis su kehal on vaja rasva enda sealt teatavaid osakesi kätte saada. Selle asemel sa võid kasutada ka alkoholi. Ehk siis alkohol lahustab rasvlahustuvaid osakesi. Ehk siis alkohol mängib nüüd nii tugevat rolli seal, et ta ütleb, vesilahustuvad saame nagu nii kätte, sest kehal seda vett on endal nii piisavalt palju, vesilahustuga ei ole veel probleemi. Alkohol aitab meil lahustada rasvlahustuvad aineid, pluss on ta transpordisüsteem, pluss on ta säilitusaine seal sees. Et noh, see on nagu see põhjus, miks me kasutame tinktuurides alkoholi, mitte ainult sellepärast, et säilitada paremini, vaid et tal on ikkagi väga-väga suur mõte ja ma alati, kui inimesed tulevad minu juurde, ütlevad, et ma tahan kõige rohkem kasu saada kõige vähema euro eest, mida ma tegema pean, ma ütlen alati, mine tinktuuriga. Sest et sealt sa saad alati kõige rohkem kätte, et ta vesi kujul, sa ei pea teda, keha ei pea selle seedimisega tegelema ja tal on kasutatud kõiki neid trikke, et ta jõuaks kehasse maksimaalselt hästi. Nüüd aga, nagu me ka juba rääkisime, et kõike ei saa mõõta samamoodi ja nüüd on siis tegelikult Lions Mane'i puhul küsimus, et okei, aga kui ma tahan saada oma seedetraktile toetust, noh, siis see tinktuur ei ole seal kõige parem, on ju. Siis kasutame ikkagi teda pulbri kujul või värske lõvilakk, küpsetad seda ja sööd seda, on ju. Et sest nüüd on teatavad kiudained, mis seal jäävad sinna sisse, ensüümid, mis jäävad sinna sisse, mis aitavad seda mikrofloorat meil siin taastada. Ma lihtsalt korra niisuguse vahepõiken, ma alles hiljuti kuulsin niisugust päris huvitavat fakti. Meie seedetrakti paksus on ainult üks rakk. Ehk siis, kui me mõtleme nüüd oma nahka ja mõtleme oma teisi nagu kehaosasid, siis meil on seal nagu kümneid, sadu tuhandeid rakke on see nii-öelda selle väliskesta paksus. Meie seedetrakti paksus on ainult üks rakk. Mis tähendab seda, et ta on ülimalt õrn ja teda on ülilihtne ära lõhkuda. Eks me peame ta eest hoolt kandma. Ja see on see, miks on vaja saada siis endal nagu seedetrakti nii-öelda see tasakaal paika, õiged bakterid, kiudaineid, asju, et ta oleks meie parimas korras, sest tegelikult meie tervis hakkab kõik sealt. Kas seene nüüd lõvilak, kas ta nagu prebiotikum ja kas ta nagu aitab nii-öelda, on teatud nagu mingit glutamiin vist kasutatakse ka kuidagi selle lekiosoole sündroomi kuidagi taastamise juures, et mis funktsioon nagu soolestiku juures täpselt seentel on?
See on väga hea küsimus ja mul ei ole veel põhjapanevat vastust, et see on maailm, mida ma alles uurin. Ma olen olnud ennem hästi palju vaadanud just sellest nii-öelda aju, töö ja fookuse ja selle poole pealt lõvilakka ja kogu see seedimise pool on mulle veel selles mõttes üsna uus, et ma olen ta kohta lugenud, aga kui ma niimoodi teaduslikult hästi sügavalt sisse lähen, kuidas, nagu ma tavaliselt tahan minna, et siis ma ei ole seal veel väga sügavale jõudnud. Küll aga, mida ma tänaseks olen leidnud, on see, et vanas Hiinas kasutati teda tegelikult Hiina meditsiinis kasutati teda just seedetrakti toetamiseks. Ja see on minu jaoks üks kõnekas fakt alati, et okei, ta juba sealt sai alguse, järelikult seal on midagi suuremat. Nüüd täna, mida mina vähemalt tean, mida ma olen siiamaani leidnud, ongi see, et esiteks on tal probiootikumid, prebiootikumid, vabandust, mis on siis sinu hea mikrofloora toit kõhus. Ja meil on seal miljoneid ja miljardeid baktereid, on ju, ja meil on head bakterid ja meil on halvad bakterid, on ju seal, et kui me korralikult ei toida head bakterid, siis see heade bakterite hulk väheneb ja halbade bakterite hulk kasvab. Mis lõvilakal veel on tal teatavad komponendid ja seda saab mõlemast, nii tinktuurist kui lõvilaka pulbrist kätte. Ja võib-olla isegi natukene rohkem tinktuurist, sest me rakust saame sealt kätte neid aineid. On siis see, et ta on antiviraalne, antibakteriaalne, antifungaalne, anti kõike. Mis sisuliselt tähendab seda, et ta käib sul sellest seedetraktist läbi, reastab need bakterid sisuliselt üles, ütleb, et sina oled okei, sind ma ei puutu, sina ei ole okei, sa ei tohiks siia kuuluda, ehk siis hakkab seda puhastama. Nüüd, kui ruum on inimesi täis, siis on raske sinna ruumi inimesi juurde panna. Ükskõik kui hea või halb see inimene on. Sa pead seda ruumi puhastama, sa pead võtma sealt ruumist osa inimesi välja, et teine osa inimesi tahaks juurde tulla. Täpselt sama bakteritega sinu seedetraktis. Seal on limiteeritud hulk, ehk siis sa pead neid halbu baktereid eest ära võtma, et head bakterid saaks uuesti ära koloniseerida selle. Ja seda aitab siis konkreetselt lõvilakk teha. Ja lõvilakk ongi siis nii-öelda kõige parem soolestikuline või näiteks kui ma küsiks sulle, milline kõige parem oleks, milline seen oleks, millega ma saaks toetada mikrobiomi, mis sa vastaksid? Ma tegelikult annaks sulle isegi teised 2 seent ennem lõvilakka. Lõvilakal on ka see hea omadus olemas, aga oluliselt tugevam selles on isegi chaga ja shiitake seened. Ehk siis shiitake ja chaga on ajalooliselt hästi tugevalt kasutatud just nimelt seedetrakti nii-öelda korrashoiuks, sest nende antiviraalne, antibakteriaalne, mis iganes kõik see nimekiri on, omaduste hulk on lihtsalt nii palju suurem ja võimsam. Ja mida chaga veel lisaks teeb, me teame, et seedetraktist hakkab tegelikult kõik pihta. Seda hakkab meie immuunsüsteem sisuliselt pihta, mille tagajärjel on ka meie uni ja kõik muu, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nüüd chaga läbi selle, et ta esiteks seda seedetrakti hakkab parendama, aktiveerib ka natural killer cells ehk siis naturaalselt tapirakke. Mis sisuliselt tähendab seda, et ta aitab sul soolestikul paremini toime tulla, aktiveerides tapirakke, mis on sinu kehas toimetavad ja hävitavad kõik siis, mis seal ei tohiks olla, mis on nii-öelda pääsenud läbi sellest soolestikust või kuskilt muud kaudu. Et ma ütleks, et kui sa tahad oma soolestiku korda saada, esimene asi on kasuta shiitake ja chaga. Meil on isegi kusjuures selline toode nagu Detox, just nimelt sellel põhjusel loodud. Et kasuta chagat ja shiitaket ja siis hakka kasutama lõvilakke juurde mingi hetk. Shiitake ka tellisin teilt ja ma mäletan tegelikult, ma puutusin kokku esimest korda kunagi Balti turul, müüdi seeni, vaatasin, et kukekate asemel on shiitake seened ja hästi mõnus võiga teha, väga mõnus maitse on tegelikult shiitakel. Ja siis ma hakkasin uurima ka, siis kasutatakse Hiina meditsiinis kui antibiootikumina, looduslik antibiootikum, eks. Just, et sa nagu rääkisidki, et see on ka jälle see ennetus, ehk siis, et me muidu võtame, eks ju, või isegi me tahame mingi haiguskalle on sees, ehk võib-olla ka siis on nagu vaja nagu, et mis kõige paremini töötaks minu keha jaoks ja kui pärast seda juttu nagu kaasa kuulad, et ehk siis me omastame väga hästi, ehk siis shiitake on väga hea viis, kuidas siis oma tervisele anda nagu sihukest nagu toetust siis. Jah, et shiitake meie kultuuri on sihuke üsna uus ja värske nähe ja ta tuli kunagi 90ndatel sushiga. Ega ennem seda väga ei teatud ja ta oli sushi seen.
nii-öelda. Ja siis ta vaikselt kogus populaarsust ja nüüd viimastel, noh, ma arvan, niisugune 3-4-5 aastal on siis nagu shiitake rohkem tulnud meie kultuuri ja teadmisse, et tegelikult meie oleme olnud need, kes kunagi shiitaket üldse hakkasid kasvatama ja poodidesse hakkasid seda viima, et läbi selle on siis see teadlikkus ka täna nagu tõusnud. aga jah, tulles tagasi sinu selle küsimuse juurde, siis ma soovitan alati alustada siis shiitakest ja chagast, sest nad teevad kõige suurema töö puhastades ja toetades su seda seedetrakti ja siis kohe tuua sinna järgi see lõvilakk, näiteks siis pulbri kujul, et hakata toitma seda mikrofloorat, et see hea bakteeria saaks uuesti seal ilusti kasvama ja ta saaks ilusti toimima. aga teil on praegu siis shiitaket on ainult tinktuuri kujul ja saagat või pulbri kujul või? Ta on meil täna tinktuuri ja siis eliksiiri kujul, et eliksiir on jah, see esimene, mis teil saaga oli, eks mäletan. jah, et ehk siis see eliksiir on täitsa see, mida me nagu soovitame, et seal on kõik need kasulikud omadused olemas, et sa saaksid nii-öelda selle seedetraktile toetust anda ja siis minna lõvilaka, ma ei tea, tinktuuri ja pulbriga või siis ainult pulbriga, kui see seedetrakt on probleem ja turgutada see üles. Okei, super, soolestik kaetud. Ja nüüd sa mainisid ka immuunsüsteem, ehk siis ka ma teen unekoolitusi ja läbi selle uurimistööd ma olen nagu jõudnud ka nagu, et selleni, et uni aktiviseerib meie immuunsüsteemi kõige tugevama kaitse, ehk siis öö esimeses pooles, esimese 3 tunni jooksul, 2 unetsükli jooksul, ehk siis kui kehas on kasvuhormoon ja melatoniin, aktiviseeritakse meie kaasasündinud immuunsus ja tihtipeale, kui inimestel arenevad need kõige hullemad haigused, siis mina nagu omakeskis alati nagu mõtlen ka, et huvitav, kuidas tema unerežiim on olnud, et kuna ta magama on läinud, kas ta on hoidnud seda oma regulaarset õigemini ja kogu see N3 aktiviseerib NK-rakkude tööd. Päeval meil väga niimoodi ei tehta minu arust. Ja nüüd siis tulevad seened mängu. Ehk siis kuidas seened toetavad väga raku tasandil seda siis meie immuunsüsteemi. Jah, mina tean ka Timo Oja kui selle järgi, et ta räägib unest väga palju. Ma olen nagu sattunud varasemalt peale, kus sa räägid, ma näen, et see on niisugune hingelähedane teema sulle ja mul on täpselt sama, et ma olen alati öelnud, et uni on inimkonna kõige suurem biohäkk. Ehk siis, kui sa oma une saad paika, et kui sa ütled alati, et mis on see üks asi, mida ma peaksin tegema, sest ma nagu, tahaks ühest asjast alustada, ma ütlen uni. Saa oma uni paika, saa oma unetsükkel, tsirkaadia rütm paika ja usu mind, sul hakkavad asjad paranema, sul teed paremaid otsuseid toidu osas, sa teed paremaid otsuseid oma stressi osas, sa teed paremaid otsuseid kõigis ja siis sul on võimalik hakata sinna peale ehitama. Aga kui su uni on paigast ära, siis midagi ei toimi. Kui sa oled halva une saanud, hommikul ärkad üles, tahes-tahtmata juba kohe algusest hakkad halbu otsuseid tegema. Sa oled sul ei ole seda püsivust, sul ei ole seda tahtmist, kõik muutub. Nüüd ja ma muidugi pean siinkohal ära märkima, et see soovitus ja teadmine tuleb inimeselt, kes kunagi oli täielik öökull ja kes arvas, et samal päeval üles ärkamine ja samal päeval magama minek on nagu elu raiskamine. Ehk siis ma olin siuke, kes läks kell 3 magama ja siis 9 või 10 ärkasid üles ja siis mõtlesin, et tegid suitsu ka veel, ma kuulsin. Tegin suitsu ka veel ja nädalavahetustel istusid sõpradega, jõid alkoholi ja kõik see võib-olla see elustiil, mida me peame vahest läbi käima, et aru saada, et võib-olla midagi muud ka. Aga jah, esimene asi, mis minu jaoks muutus, oli see, et kui ma panin oma unetsükli, tõmbasin paika, mõtlesin, et okei, et võib-olla selle asemel, et kell 3 magama minna, ma lähen, surun kell 12 ennast magama ja siis kell 11 ja kuidas asjad muutusid. Kuidas ma kogu aeg arvasin, et ma ei ole hommikuinimene. Muidugi ei ole hommikuinimene, kui sa kell 3 magama jääd öösel. Et järsku tuli see, et ma olen nagu täna ärkan üles naturaalselt kell 7. Mul ei ole vaja nagu, mõni päev on äratuskell jõuab enne mind, enamus päevadel ei jõua. Et ma ei arva, et see on vanainimeste probleem, see pigem on nende inimeste positiivne pool, kellel ei ole unevõlga ja kes on oma toitumises ja elustiilis piisavalt head ja tervislikud. Ehk siis sul naturaalne kehavajadus ütleb, ma sain 8 tundi und ära, mul on okei, mul ei ole rohkem vaja. Nüüd tulles siia siis seente juurde, et kuidas seened mängivad see rolli, mängivad väga suurt rolli. Et alustame sellest, et me rääkisime juba siin sellest seedetraktist, millest tegelikult hakkab kõik pihta. Kui su seedetrakt toimib paremini,
siis enamus serotoniini tootmisest, mida meie siis inimestena tunneme kui õnnehormoon, on ju, enamus serotoniini tootmisest toimub tegelikult meie seedetraktis. Ja sealt transportitakse ta siia ülesse, kus ta siis tarbitakse ja kasutatakse ära. See teeb meid stabiilsemaks, aga serotoniin on ka üks põhikomponent une jaoks. Et me saaksime oma REM-une ja sügavune sealt kätte, on meil vaja serotoniini. Kui serotoniini kogus kehas on madal, siis uni üldjuhul on ka hektiline. Ehk siis see on üks komponent, ta ei ole see kõige tähtsam ainuke komponent, aga ta on üks komponent. Ehk siis seal on nagu nii-öelda, seda kutsutakse gut-brain barrier või tähendab gut-brain axis. Ehk siis, et oma vahel nagu seotus. Ehk siis see on juba nagu ülioluline. Nüüd teine on siis see, et kui me räägime sellest tsirkaadia rütmist, sellest naturaalsest ööpäeva tsüklist, siis enamus inimesi tegelikult kukub sinna normaalsesse tsüklisse, mis on siis, ma arvan, 78% inimestel on see normaalne tsükkel, kes peaksid minema magama 10-11 vahel ja ärkama 7 paiku umbes pluss-miinus on ju. Need, kes arvavad, et nad ei ole selles tsüklis, nendele ma alati soovitan seda, et võta nädalavahetus, okei, täna võib-olla raske, tee seda suhel, võta nädalavahetus, jäta kõik oma arvutid, telefonid, asjad koju, mine metsa telkima ja usu mind, kell 10 oled sa jumal läbi omadega ja kell 7 ärkad sa üles ja lähed sa matkama ja kõik on elu on ilus. Üsna kiiresti tõmbab sind nagu elu sinna nagu sellesse normaalsesse tsüklisse tagasi. Jah, ja siis on geneetiliselt mingi hulk inimesi, kes on nii-öelda öökullid ja geneetiliselt mingi hulk inimesi, kes ärkavad hästi vara hommikul ülesse. Ja see on ajalooline, sellepärast et kui me olime koopaelukad, mida me olime väga-väga pikka aega võrreldes siis tänase selle elu ajaga, mida me oleme see modernses eluajas olnud, siis pidid olema ööliblikad ja pidid olema varahommikused ärkajad, kes kaitsevad koopasuud. Ja enamus magasid ja toimetasid päeval. Ehk siis see antakse geenidega edasi, aga see hulk on tegelikult väga-väga väike, kes on need ööliblikad ja varahommikud. Enamus peaksid olema selles normaalses tsüklis. Ja seened, või õigemini veel see probleem, mis siis see tekib, on see, et meie elustiil võrreldes sellega, mis ta oli 100 aastat tagasi, 200 aastat tagasi või 500 aastat tagasi, võib-olla isegi 50 aastat tagasi, on drastiliselt muutunud. Et isegi kui me vaatame seda kõige romantilisemat aega, millega meil hästi palju võrreldakse, on tegelikult 50-ndad. Mitte Eesti 50-ndad, see oli nagu, see oli väga raske aeg ja väga halb aeg, aga ma just mõtlen nagu läänemaailma 50-ndad, on ju. Koduperenaine, ema kasvatas lapsi, oli kodus, ei pidanud millegipärast muretsema, isa käis tööl, osteti maja, kõike sai endale võimaldada, kõik oli ilus, kella 5 oli tööpäev läbi, veedeti aega perega, käidi reisidel, nii edasi, on ju. Kõik oli ideaalne, see on see kõige romantilisem aeg, millega meil võrreldatakse tegelikult. Täna keskmine inimene töötab 1,5 töökohal, võib-olla 2, mõtleb, et kuidas ta saab järgmise, ma ei tea, oma korteri või maja laenu ära makstud, kas jääb raha, et elekter ka ära maksta, sest talv on tulekul, siis läheb vaatab, mis see toidukorv maksab, teeb seal otsuseid, ütleb, et okei, ma täna nii kalleid asju ja nii kvaliteetseid asju ei osta, sellepärast et raha ei jää üle. Siis läheb tööle, ülemus karjub, ütleb, et sa ei tee piisavalt tööd, siis läheb koju, laps karjub, on ju, sellepärast, et vajab tähelepanu, aga sul ei ole seda tähelepanu anda, on ju. Trennis ma ei jõua käia ja siis ma lähen õhtul kell 12 magama, sellepärast ma mõtlesin, et 10-12 ma tahan oma aega ka. Ja sa lähed kell 12 magama, et siis kell 7 ärgata või kell 6 ja alustada kõige selle samaga. Ehk siis see on nüüd ülidrastiline muutus võrreldes sellega, mis meil oli 50 aastat tagasi, 100 aastat tagasi. Ja kuidas keha sellega toime tuleb või ei tule, seal on nüüd täpselt see küsimus. Ehk siis meie keha, inglise keeles on see fight and flight mode, ehk siis võitleja ja jookse. See on see igivana reaktsioon, mis meil oli, aga mis oli üldjuhul suunatud murdjate peale. Ehk siis ma nägin kuskil seda tiigrit, on ju, mina käisin seal, korjasin marju ja siis tuli tiiger. Ja siis ma pidin nagu jooksma, sest see oli ellujäämis küsimus. Nüüd täna seesama igivana reaktsioon tuleb meil esile iga viimse asjaga, selle sama mõttega, et kas ma nüüd järgmise pangamakse saan ära maksta, kas mul on raha selle söögi jaoks, laps nutab, ülemus karjub, kõikide nende samade asjade peale, kõik see sama kohe rakendub, sest keha ei tea, et see ei ole tegelikult see tiiger, kes sind taga ajab, vaid see on midagi modernset. Ja nüüd me läheme õhtul magama ja me kanname kõik selle endaga kaasas. Ehk siis me juba magama minnes
meie keha toodab adrenaliini, kortisooli, sellepärast et kogu aeg on see, et ma pean kogu aeg elus püsima või noh, ärkvel olema, sest et noh, nüüd kohe-kohe tuleb siin midagi, ma pean jooksma. Ja siis sa magad ja sa võid isegi 7 tundi magada, tunda, et see oli nagu uni, aga sa ärkad üles ja sa ei ole nagu puhanud, sest et kortisool ja adrenaliin konverteeritakse sinu kehas ümber energiaks. hopsti, sellepärast et kehal on vaja energiat, kui ikkagi lõvi tuleb või tiiger tuleb, siis pead jooksma ja see on energia. Ehk siis üks konverditakse enamasti nii-öelda ajuenergiaks, teine nii-öelda kehaenergiaks. Ja sul käib kogu aeg see. Päevast päeva 24/7 sisuliselt ja sa ei maanda sealt ennast maha. Ja mida seened siinkohal teevad ja üks seen, eriti veel üks seen, mis on siis reishi, mis on viimasel ajal väga palju populaarsust saanud. Isegi meie koostööpartner Rene Pürkland, kes on siis see Hiina meditsiiniarst, räägib sellest täna väga-väga palju. On see, et reishi suudab maandada seda füüsilist kehastressi läbi selle, et ta stabiliseerib keha hormonaalset balanssi. Kas ma kohe küsin vahele, et ashwagandaga tõmbab see kortisoli alla, aga reishi nagu natuke teeb siis jälle mitmetahuliselt või? Ta teeb seda mitmetahulisemalt, et ta kommunikeerub ka adrenaliini ja kortisoli retseptoritega kehas. Ehk siis mida ashwaganda teeb, on nii-öelda, ta kommunikeerub selle kortisoli retseptoritega, ehk siis ta on hästi sihukene kitsas võrreldes sellega, mis kehas tegelikult nagu toimub, aga ta on ülivõimas. Ashwaganda on, öeldakse siis taimsetes meditsiinis on ashwaganda siin, siis on tükk tühja maad ja siis tulevad alles muud asjad. Et ta on ülivõimas, aga reishi seal kõrval teeb seesama, mida ashwaganda teeb, pluss veel terve hunnik asju, nii et reishi on tükk tühja maad, siis ashwaganda tükk tühja maad ja siis tulevad muud asjad. See on see minu nägemus sellest. Ehk siis ta aitab sul seda füüsilist ja mis konverteeritakse ümber ka mentaalseks stressiks, aitab seda sul rahustada. Nüüd jutuks hea, nüüd see on see teaduspool, on ju. Jutuks hea, kuidas see nagu reaalsuses toimub, siis mul on nagu kümneid, võib-olla juba täna sadu siis kliendilugusid ja tagasisidet, kus inimesed tarbivad reishit, ütlevad, et täiesti uskumatu. Ma ei ole 10 aastat normaalselt maganud, hakkasin reishit tarbima ja ma tegelikult nagu magasin terve öö ilma, et märkaks kell 2 öösel ülesse, sest see kell 2 ärkamine on tavaliselt hästi sihukene, vaatad kellaaja peale, sest see on see hetk, kus sul see melatoniini tootmine kehas hakkab vähenema ja see energia tootmine läheb nii piisavalt suureks, et sa ärkad selle peale nagu ülesse. Üks nendest oli mu enda ema, kellel oli 10 aastat sellega probleeme, ütles, et näed, katseta reishi, vaata, mis teeb. Esimest korda ütles, et täiesti lõpp, nagu 10 aastaks esimest korda magasin terve öö. Et see on nagu esimene asi. Mina, miks ma reishit kasutan, mul ei ole öösel magamisega probleemi. Miks ma kasutan, on lihtsalt see, et ma tahan saada sügavamat tund. Ma tahan, et see päevane stress, mis iganes on selle igapäevasest modernsest elustiilist, et keha suudaks selle nii-öelda ära lahustada. Ja ma täna mõõdan oma tulemusi sihukese asjaga, nagu see on see auraring, ma näen sinu näpus ka. Mul on siin varsti saab 6 aastat datat. Ja ma tean üsna hästi, ma näen üsna hästi, kuidas mõjutavad keha, kui ma tarbin õhtul näiteks reishit, kui ma käin õhtul saunas, kui ma teen näiteks külma vanni, mingid siuksed asjad. Ma näen kohe, kuidas see tegelikult mu keskmist nagu muudab. Ja reishi, kui ma seda reishit olen tarbinud mingi mõned päevad, siis mu REM-uneskoor läheb üles ja REM-uni on niimoodi, et kui mul on sihuke okei päev, siis mul on ütleme sihuke 18% REM-und, 20% võib-olla sihuke natuke paremal päeval. Ja kui ma olen paar päeva reishit tarbinud, siis mul on sihuke 25, mõnel päeval ma saan isegi 30% REM-und kätte. Korra ma kohe küsin ka, et õhtupooleks reishit ja doosi mõttes, et me rääkisime sellest doosist ka, et ütleme, et jälle kirjas on 3 pipetti tilka, eks, et kui ma võtan, et mul on raske periood, ma võtan 8, et kas ta nagu teeb midagi rohkem, et õigemini, kui ma olen väga stressis, kas see suurem doos võib mulle tuua paremat lõõgastust? Ja nagu öeldud ka, et tegu on adaptogeeniga, ehk siis su keha ei muutu sellest ise kuidagimoodi laisaks või ei anna nii-öelda siis juhtohjasid ära. See on lihtsalt tööriist, mis aitab sul kehal oluliselt paremini toime tulla. Ja kui sul on stressirikkamad perioodid, siis absoluutselt soovitame, et võib kõrgemat doose kasutada. Ja tegelikult sa ei pea seda ainult õhtuti kasutama, sa võid seda päeval ka kasutada, et ta ei ole selles suhtes nüüd unerohi, kus sa võtad teda päeval ja siis tunned, et okei, ma enam ei jaksa, ma nüüd lähen magama ära, et seda kartust ei ole. Sest et stressi
leevendus kehast käib läbi just nende hormoonide balansseerimise. Ehk siis su keha muutub lihtsalt efektiivsemaks ja ta teeb seda, mida ta peab tegema sellel ajahetkel, ehk siis õhtul ta peab magama ja ta tunneb, et okei, ma nüüd tulen sellega paremini toime. Päeval ma pean olema energiline ja toime tulema, nüüd ma tulen sellega paremini toime, ilma et mul oleks seda stressi. okei. ja sama tuleme tagasi selle NK-rakkude juurde, ehk siis ma hullult leidsin, et need seened siis kuidas see, oota, mul on see lause kirjas ka, et NK-rakkude pinnal asuvad looduslikud tsütotoksilised retseptorid, mingid tähed aktiveeritakse, suurendades nende võimet tuvastada, hävitada vähirakke, viirustega nakatunud rakke. et sügavas unes, ütleme, et praegu me ei tooda NK-rakke, kui me räägime, siis me ei tooda neid, me läheme magame see öö esimest poolt, meie keha hakkab tootma. Aga kui me eelnevalt võtame neid mingeid seeni, mis siis enamus seened vist oli, ma vaatasin, siis ta nagu toetab, et see haiguskolle, mis sul on ta isegi kasvaja vähirakk, siis ta teeb efektiivsemalt tööd. See une vajalikkus, seal nimekiri on nagu mega, selles suhtes seda ei suuda kõik äragi kirjutada, aga kaks hästi suurt asja, mis nii-öelda siis unes tekib, on siis üks on seesama NK, mis on siis need naturaalsed tapjarakud, natural killer cells, ja teine on kasvufaktor. Need on kaks asja, mis siis selles unes keha hakkab hästi palju tootma. Kasvufaktorite trenn on kusjuures ka mõlema puhul oluline, sest kui sa trenni teed, eriti teed jõutreeningut, siis sellel hetkel sul keha ka tegelikult toodab mõlemat, nii kasvufaktorit kui nii-öelda seda natural killer cells. Aga see kogus on oluliselt vähem. Nüüd, kui sa magama lähed ja sa oled selles une esimeses faasis, see sügav uni, selle jaoks ongi see oluline, et seda sügavunda saad. Ja ma nii palju ütlen ära ka, et kui sa lükkad oma magamineku aja 2 tundi edasi, ei tähenda seda, et sinu sügav uni liigub 2 tundi edasi, tähendab seda, et sa 2 tundi vähem sügavat und. Et see on asi, mida sa tagasi ei saa. Et see doos on väiksem kohe, mis ma toon loengud, et lähed hiljem magama, aga see doos enam ei ole seesama. Ütleme, et see doos langeb ja nüüd see sinu immuunsus on kohe nõrgem toimetamisel. Et siis, kui sa võtad seeni, aga samas me maga normaalselt, siis ei ole kasu. Aga kui sa tood see regulaarse une ja nüüd seened ja kuidas nad siis täpselt siis nagu toetavad nagu siis nüüd sa siis võimendad, et ta on nagu seal võimendi vahel, et kui keha muidu toodab sul neid NK-rakke ja T-rakke, siin on tegelikult veel kolmas juures on T-rakud, ehk siis T-rakud on need, mis otseselt näiteks vähirakku ründavad. Et siis seente tarbimisel ja seal on paar seent, mis tegelikult paistavad hästi tugevalt välja, üks on chaga, mis on immuunsüsteemile lihtsalt, teda kutsutakse seente maailma kuningaks põhjusega, sellepärast et tal on nii palju bioaktiivseid aineid, mis siis teevad kehas mingeid teatavaid keemilisi protsesse. Vahepõiken, ma tegelikult ütlen, ma alles hiljuti kuulsin täiesti hullumeelsest fakti. 1 sekundis toimub meie kehas 4 miljonit või 7 miljonit keemilist reaktsiooni või? Nüüd proovime sellest aru saada, mida see tegelikult tähendab, mis meie kehas kõik toimub, ja see toimub öösel samamoodi. Ehk siis chaga alustab teatavaid keemilisi reaktsioone ja üks nendest keemilistest reaktsioonidest on see, et ta võimendab NK ja T-rakkude tootmist. Ehk siis ta paneb nad käima, tootmine kasvab ja ta kodeerib ja mitte ainult ei kasva, vaid kui sa lased NK-rakku lahti, ta peab teadma, mida ta teeb. Ehk siis ta tegelikult kodeeritakse sulle ära raku tasandil. Ehk siis mida chaga teeb, ta sisuliselt kodeerib selle raku ära ka, ütleb, et mine võta nüüd see rakk maha, mine võta see rakk maha, mine võta see rakk maha, mine tee see puhtaks. Ja mis on ju autoimmuunsushaigus, on tegelikult see, kus see sama NK-rakk läheb ja ütleb, et ma lähen võtan selle maha, ma võtan selle maha ja ta läheb tervete rakkude kallale. Ehk siis ta ei ole kodeeritud. Mida siis chaga just teeb, on see, et ta aitab toota, pluss ta aitab kodeerida, et nad leiaksid õiged asjad üles, mille kallale nad peaksid minema. Ja nüüd, kui sa und ei saa, siis esiteks see protsess ei saa toimida, T-rakkude, NK-rakkude tootmine ja kasvufaktori tootmine. Kasvufaktor aitab siis keha parandada ja nii-öelda vigastuste eest uuesti üles ehitada, mida on ka trenn, on vigastus, mille peale sa pead uuesti üles ehitama, läbi selle saad tugevamaks. Ehk siis, kui sa nüüd seda und ei saa, siis kasvufaktoreid ei rakendata, ei kasvatata, mis tähendab seda, et sa järgmine hommik oled
tsipakene nõrgem sinu immuunsüsteem. Mhm. Nüüd sa kordad seda, järgmine päev, jälle nõrgem, järgmine päev, jälle nõrgem, järgmine päev, kuni sa siis saavutad lõpuks selle, astud üle selle joone, kus su keha ütleb, et okei, nüüd need ründajad, mis sisse tulevad, ilmastikust olenevalt või ma ei tea, bakteriaalsed viirused, asjad, ma ei tule enam nendega toime. mis sa teha saad selle peale? Esimene asi, saa oma uni tagasi ja siis leia need võimendid, mis aitavad siis saavutada sul seda tulemust, et okei, ma ei taha haige olla, okei, võta mu uni kontrolli alla tagasi ja hakka siis võimendama neid NK-rakke, T-rakke ja kasvufaktoreid. ja selle koha peal täpselt, et noh, et neil on see efekt, vaata, kui me võtame mingit C-vitamiini, mingi ingveri šotti või mingi taolist, see ei aktiviseeri meil miskit, vaata mina nagu ka mõtlen, et noh, et see A ja O on NK-rakud ja T-rakud, no nüüd on see, et kuidas, mis asjad toetavad seda ja pluss, et sa pead unes saama seda, et pole mõtet, sa oled haige, sa ei maga ja sa võtad need sisse, noh, et ja samamoodi kollageeniga vaata, et see samamoodi kasvufaktor, see on see IGF-1, see on see, mis IGF-1, jah. ja IGF-1, mis siis nii-öelda aktiviseerib meie 90 aminohapet, mis hakkab siis taastama, ehk siis kui sa ei maga, siis see kollageeni süntees ei toimu normaalselt, sellepärast et see IGF-1 aktiviseerib kollageeni sünteesi. jah, ja nüüd paneme siia juurde, et nüüd C-vitamiin ja ingver ja need asjad, nad ei ole halvad, on ju, neil on ka oma koht, on ju. Kui me räägime sellest samast näiteks kollageenist, on ju, siis kollageeni sünteesiks on kehal, on vaja C-vitamiini. Ja kui su kehal ei ole C-vitamiini, siis ei saa see kollageen korralikult su kehas ära sünteesida, on ju, ehk siis see protsess jääb jällegi poolikuks. Et noh, iga asi käib käsikäes, on ju, aga sa pead alati mõtlema, mis tuleb ennem ja mis tuleb järgi. Et kui sa mõtled, et noh, ma viskan ainult C-vitamiini sisse ja siis noh, võib-olla natukene kollageeni peale, aga vaata, magama lähen kell 4 hommikul ja ärkan kell 6, on ju, ja nii nädal aega jutti. Noh, see on raha nüüd hästi kulutatud, on ju, et nii, aga täpselt, väsimus, ütleme, et immuunsus on ka ja nüüd on see väsimuse teema, ehk siis väsimusega tihtipeale inimesed ju sa olid kohvijooja suur või? Olid või? oi, noh, suur on isegi sihuke tagasihoidlik. et igatahes inimesed võtavad nüüd selle kofeiini, aga nüüd siis ka kuuldes seda Cordyceps, polnud varem kuulnud, seal räägiti, see Elle ka mainis, et tema võtab kohe mõjus hästi. ise ka võtan, ma ei oska nii-öelda ennast hästi analüüsida, ma olen selle koha pealt ei ole nii hästi tundlik, aga jälle energia koha pealt, et mis on tähtis, on see eluenergia ATP, ehk siis kui meil on energiat, siis pigem see, et meil selle energia tootmisel on mingi error sees. Ja nüüd see Cordyceps siis mõjutab kuidagi seda ATP-d, eks ju, räägi natuke sellest. Just, see on ka nüüd huvitav, sest et kui ma nüüd vaatan uuesti neid teadustöid ja ma vaatan nagu, et mida räägitakse siis erinevate seente kohta, mis teadustöid on tehtud, siis Cordycepsi kohta oli energia osas oli üllatavalt vähe teadustöid. Küll aga ajalooliselt, kui sa vaatad, siis räägitakse väga palju sellest, et kuidas vanas Hiinas kasutati Cordycepsi, et energiat saada. Ehk siis, et aga teadus jõudis väga hilja alles sinna sisse. Teadus hakkas sinna sisse tulema sihuke 2000 alguses hästi õrnalt, kuni siis ütleme sihuke 2013, 14, 15 ma nägin, et hakkas teadustööde arv kasvama ja täna siis räägitakse hästi palju sellest nagu nii energia poolest. Eks selles suhtes on unikaalne, nagu, et kui me vaatame seeni, siis see on suhteliselt hilja hakkas see tulema nagu see teadus. Ta on üks vähestest seentest, kui hästi palju nagu muudes seentel on sihuke, et ma tarbin teda profülaktika mõttes ja siis pärast mõnda aega ma tunnen tulemit. Noh, Chaga puhul ma tunnen tulemit on see, et ma tegelikult ei tunne mitte midagi, aga ma ei jäänud haigeks. See oligi see tulem. Siis Cordyceps on see, et kui ma teda tarbin, näiteks ma lähen trenni, mina tarbin ennem trenni, siis pool tundi ennem trenni, kui ma tarbin, ma lähen trenni, mul on hoopis teistsugune trenn, ma tunnen nagu see energiatase ja see võimekus, mida ma teen, on hoopis teistsugune. Ehk siis poole tunniga ma tunnen energia kasvu. Nüüd, millest see tekib? Ja see on siis, oli 2016 või 17 üks teadusuuring oli üks hästi põnev, kus siis rääkis, et meie keha on ju miljoneid ja miljardeid rakke. Ja igas rakus elab sees üks bakter. Ja see bakter tegelikult otsustab sinu elu üle. Ja neid bakterid on seal sees palju. Olenevalt, kus kohas ta kehas on, ühes rakus võib olla paarsada kuni paar tuhat, kuni isegi 10 000 neid bakterid, seda kutsutakse mitokonder. Ja tema otsustab, kas sul on hea päev või sul on halb päev või mis sa sööd või mis sa teed. Kui sina tema eest hoolt ei kanna, siis tema ei kanna sinu eest ka hoolt. Ta suudab energiat toota 3 sekundit ette.
ehk siis mida teeb tsüaniid, kõik on kuulnud sellest mürgist kunagi hästi, sihuke oli legendaarne. Mida tsüaniid teeb, et tsüaniid põhimõtteliselt katib ära siis selle informatsiooni mitokondrile ja 3 sekundiga mitokondrid, ma enam energiat toota ei saa ja keha sureb ära. Nüüd sa pead selle mitokondriast hoolt kandma. Ja sa mainisid ka, seal on niisugune asi nagu ATP protsess. Ehk siis ATP protsess on see, kuidas mitokondrile läbi vere tuuakse hapnikku, viiakse raku sisse ja mitokonder konverteerib selle hapniku rakusiseselt energiaks. Ehk siis see protsess, ütleme niisuguse lihtsustatud kujul kutsutakse siis ATP protsessiks. Ja avastatigi, et mida siis Cordyceps teeb, on see, et ta punaste vereliblede külge suudab haakida rohkem hapnikuosakesi, mis tähendab seda, et seda hapnikku viiakse verre rohkem, sul on veres rohkem hapnikku ja see rakk saab selle hapniku, rohkem hapnikku kätte ja sellest toota rohkem energiat. Ja nüüd siin on üks huvitav, me sinuga rääkisime ka siin ennem seda podcast'i, et üks sihuke kurikuulus lugu oli 93 aasta olümpiamängud, kus naiskond, Hiina naiskond, jooksutiim tegi 3 maailmarekordit järjest. Ja terve maailm oli nagu, mis toimub, et kuidas. Ja siis küsiti pärast seal treeneri käest, aga miks, mis te teete, et teie naised nii võimekad siis on. Ja treener ütles, et me iga päev tarbime Cordycepsi. Läänemaailm oli sügavas kukaldas, pole kuulnudki, mis asi see on ja hakati uurima, et okei, mingi seen on. Noh, hiljem muidugi tuli välja, et tegelikult oli see päris suur dopinguskandaal, seal kõike muud kui Cordycepsi, aga huvi hakkas kasvama selle järgi, et mis asi see Cordyceps siiski on, sellepärast et see toodi ette kui põhjuseks. Ja sealt hakkas siis rohkem see läänemaailma huvi pihta ja hakkas ka teataval määral see teadustöö pihta. Nüüd seesama 2016 teadustöö, millest ma rääkisin, seal siis katsetati Cordycepsi inimeste peal. Ehk siis vaadati, kuidas Cordycepsi manustamine mõjutab nende sooritust, just sportlikku soovitust. Ja tehti siis see test, mis on see VO2 max, VO2 max, mis on siis suhteliselt inimpiinamine, kus sa lähed põhimõtteliselt jooksulindile, sul antakse hapnikumask ja siis sa jooksed lihtsalt nii palju, kui sa silme eest on sisuliselt must, on ju, ja siis jooksed veel natuke. Ja siis vaadatakse, kui palju su keha suudab energiat toota, palju hapnikku ja nii edasi. Ja need, kes siis oli placebo grupis versus see, kes oli Cordycepsi grupis, siis Cordycepsi grupi hapniku tase oli oluliselt kõrgem versus selle placebo grupi. Siis tehti siin otsa teine test, oli relative peak power, ehk siis sellel hetkel, kui sa olid ära väsitatud, olid ära kurnatud, siis pandi, minu meelest oli see, et pandi vist tõstma nagu raskust kangi ja vaadati, et kui palju sa suudad seda kangi lükata, siis placebo versus siis Cordycepsi grupp, ehk siis Cordycepsi grupp suutis oluliselt rohkem raskust lükata kui placebo grupp. Ja milles see kinni on tegelikult sellest samast energia tootmisest, puhas energia tootmine, hapniku tase sinu veres on kõrgem, läbi selle sul on rohkem energiat ja läbi suurema energia hulga suudad sa rohkem toime tulla. Ja rohkem nii-öelda ära siis teha jõusaalis. Nojah, see on nagu see täpselt, kofeiini tavaliselt on see põhiline asi, aga kofeiin ka aitab sooritusele kaasa. Muidugi on see oleneb jälle, kas sa oled kiire või aeglane seedija. Kuskil uuringutel nägin, et kui sa oled aeglane seedija, ja tavaliselt inimestel tekib rohkem ärevust sellega, aga samas sportliku tulemust võivad allapoole minna. Et siis jälle Cordyceps on see keha loomupärane, et sa mitte midagi nagu ei stimuleeri, vaid sa annad talle lihtsalt mingit lisajõudu, annad lisaakupanga või kuidas seda nagu tuua. Ta on naturaalne energia, et sa annad sisuliselt kehale toitu, millest siis teha energiat. Kofeiin, ma olen jätkuvalt suur kohvisõber, et selles suhtes kohvil on väga palju kasulikke omadusi, lihtsalt teda ei tohi kuritarvitada, et me lihtsalt kipume teda kuritarvitama. Kohvi tegelikult ei anna energiat. Kohvi blokeerib ära sul teatavad retseptorid, mis on siis nii-öelda väsimusretseptorid. Sellepärast sa tavaliselt saad selle kohvi crash'i ka, et kui sa palju kohvi jood ja siis sul on sihuke väike nagu surin on nagu sees ja siis mingi hetk on nagu crash, kus sa nagu lihtsalt kukud ära, sellepärast et nüüd vabanesid need retseptorid, mis annavad seda väsimussignaali, sul tuleb hästi suures hulgas adessoniini, mis on see väsimuse nii-öelda mis ta siis on?
unesurve, hormoon. väsimuse tekitaja Jah, põhimõtteliselt. jah, unesurve just, et ta on hormoon, on ju, ja siis ta nii-öelda lastakse üle aju sul järsku lahti, on ju, ja siis, ma olen nüüd nii väsinud, on ju. et, et ta tegelikult tal energiat andvat omadust kui sellist ei ole. Küll aga on tal väga palju, kohvil on kõige rohkem polüfenoole, mis on antioksüdandid, mis teevad kehas väga palju kasu. Aga noh, see on teine jutt, et kui me räägime nüüd konkreetselt energia vaates, siis noh, need kaks ei ole selles suhtes võrreldav, et üks tegelikult annab naturaalset energiat, teine lihtsalt blokeerib. No ja see antioksüdant, see kofeiin, see on jälle see, et nagu kuskohast see tuleb täpselt ja no kui see Mis energiapurgis, kvaliteediga kohvi on jah, ja et kõik muu. energiapurgis see, see ei ole see Just, kasutegur oma tervisele, mingi polüfenoolid, et seal ei ole midagi sees enam. just. Mida tumedam toode, seda rohkem polüfenoole, on ju. Et sellepärast on kohvi kohvina ja sellepärast näiteks kakao, on ju. Mitte see, et ma panen ta nüüd kuskile, ma ei tea, šokolaadi sisse ja lahjendan ta ära ja nüüd see kakao ja siis ma panen ta energiajoogi sisse ja on kofeiin ja siis seal ei ole polüfenool. Mida tumedam, polüfenool on tumedam, mida tumedam, seda parem. Et samamoodi mul on tehtud viide, et kortitsepsi puhul, et kuna siis, et see on seotud punaste verelüledega, eks ju, ta transpordib siis, et samamoodi aneemia puhul siis ka, kui on probleem, et me ei saa kätte, et võib ka olla nagu hea lahendus ja samamoodi näiteks, kellel on aneemia, samamoodi taimetoitlased, kuna energia tootmine nagu, eks ju, halvem, kuna nad sööb vähem liha sisaldab kreatiini, mis tegelikult ka samamoodi siis suurendab ATP tootmist. Jah, lihas on ka leutsiin, on ju, mis aitab lihasmassi kasvatada, taastada ja nii edasi. Aga kui me räägime aneemiast, siis tegelikult ta mängib hästi suurt rolli seal, et kuna hapnikutase ja punaste vereliblede tase aktiviseerub, siis raud ka ju ühendub sinna külge. Nüüd seal on nagu see, et ta ei ole jälle kõik nii must ja valge, on ju. Nüüd, kui sul on kehas on C-vitamiini puudus, siis sa ei saa seda rauda jälle sünteesida. Et seal nüüd tulevad jälle teised vitamiinid mängu, on ju. Et kui sul C-vitamiini ei ole, üldiselt probleem ei ole meie kehas, enamus inimeste kehas see, et meil ei ole piisavalt rauda. Meie probleem on see, et meie keha ei suuda seda rauda ära sünteesida, ehk siis see raud käib ringläbi ja selle raud ei ole lahti meie jaoks. Ehk siis see on tihtipeale probleem. Ja teine asi, B12 ka veel, ehk siis kui B12 ei ole, kuna B12 on punaste verelülede tootmismaterjal põhimõtteliselt. Just. Ja see on teine probleem, on ju, et see on tihtipeale hästi suur probleem just veganitel, sellepärast et B-vitamiini grupp, eriti B12 on enamasti loomsel, hästi vähe on ta taimsel ja siin tuleb jälle eristada, on ju, et mis on loomse vitamiini ja taimse vitamiini mahe, see on nagu öö ja päev. Et loomne on tegelikult metüleeritud B-vitamiin, ehk siis see on täiesti uus termin, mida täna nagu järjest rohkem räägitakse ja nüüd maailm hakkab avastama, et võib-olla kõik vitamiinid ei olegi sellisel kujul, nagu me neid anname meile kättesaadavad. Ehk siis toimub vitamiinidel metüleerimine, mis tähendab seda, et ta konverteeritakse nii-öelda, hea näide on sihuke, et nagu, et kui me nüüd pumpame õli maapinnast välja, paneme selle auto paaki, siis see auto ütleb, et kuule, see on kõik, ma rohkem ei toimi, on ju. Ehk siis me peame teda töötlema ja panema auto paaki ja siis ta toimib. See on metüleerimine. Ja teatavad vitamiinid peavad olema metüleeritud. Näiteks B12, B6 peavad olema metüleeritud, sest vastasel juhul ta hakkab kehasse ladestuma ja ta teeb rohkem probleeme kui kasu. Tead, see metüleerimine, ma lugesin selle Dirty Genes, Ben Lynch'i raamatu ja see on ka nagu omamoodi, et samamoodi, et kui me sööme vitamiini sisse, siis tegelikult ju ta tehakse nagu kommenteeritakse selleks õigeks vormiks ja see metüleerimine on, et see on see ka, miks need liposoomid ja mingid asjad, et õigemini, et ma ei ole ka väga seda maailmasse näinud, aga seal on ka nagu see raamat nagu väga hea lugeda, et samamoodi toob välja geenides näiteks ka hästi inimesed, kes on hästi tundlikud, siis asi ei ole selles, et tal on nagu kõikide asjade vastu allergia, vaid sinu kehas see geen, taogeen vist, ta lihtsalt ei suuda toksiine eemal, ta ei suuda nagu, ta ei tööta nii hästi, sellepärast olebki hästi tulitundlik kõikide asjade vastu. Just. 44% inimkonnast on geenimutatsioon. Ja see geenimutatsioon on see, et me ei suuda foolhapet omastada. Ja motherfucking geen. Ja MTFG geen. Et me ei suuda omastada foolhapet ja foolhape on ülioluline, ta on kofaktor, ehk siis nii-öelda eesti keeles on ta siis nagu nii-öelda lisa vajalik
aine, et mingi muu asi, protsess saaks toimida. Mhm. Ja Foolappe mängib hästi suurt rolli seal ja see Foolappe, mis inimestele välja kirjutatakse, kui sa Foolapet ei suuda nagu omastada ja metüleerida, siis see Foolappe on tegelikult on mega kahjulik. Mhm. On olemas methylated foolhape ehk siis metüleeritud foolhape, mida tarbida, ta on odav, see ei ole üldse kallis. Ja kui sa oled 44%, see on üsna tõenäoliselt kumbki meist on selle geeni mutatsiooniga, on ju, et pooleks sisuliselt. Mhm. Nüüd, kui sa ei suuda seda foolhapet metüleerida, siis sa ei suuda B12 metüleerida, sa ei suuda seda omastada, sa ei suuda muid asju seal teha, ehk siis tegelikult sa suudad väga vähe toitaineid üldse vastu võtta. Nüüd ma tulen korra, hüppan siia seentesse, siis seened ja et kuidas me neid töötleme, on see, et nad on kõik oma parimas vormingus. Vitamiinid, mineraalid, kõik, mis sealt tulevad, aminohapped on kõik oma parimas vormingus, sellepärast et ta 60% meie sarnane. Sa ei saa kõiki oma vajadusi sealt kätte, sa tõenäoliselt ei söö sellises koguses seeni, aga kui me vaatame nagu selles vaatevinklis, siis ta on nagu üli bioaktiivselt omastatav meie kehale. Ja see ongi nagu minu jaoks kõige nagu olulisem üldse, täpselt kui me rääkisime valgu tarbimisest, taimne versus loomne, et inimesed peavad seda mõistma nagu, et see, mis nad sisse võtavad, nad peavad nagu hakkama mõtlema, et nagu, et palju me tegelikult kätte saame. See placebo efekt, väga suur efekt jälle, nagu hea raamat lugesin ka, et kuidas noh, meie see mõistus on nagu nii võimas tööriist ja teinekord on mõjubki ja teinekord need ained nagu ütleme, et see alkoholi on tunda ka teie tinktuuris, see tähendab seda, et okei, mingi mõju nagu on, vaata, et midagi paned keele peale, sa tunned, et teinekord pannakse muidugi jah, suhkur nagu magusaks tehakse neid asju, vaata, et ka mis, jaa. Et keegi kunagi ütles väga hästi, ütles, et kui tervisetoode maitseb halvasti, siis inimesed, siis see toimib paremini. Mitte sellepärast, et ta nüüd halvasti maitseb, vaid sellepärast, et inimene oma peas annab sinna lisaväärtuse, öeldes, et järelikult on halb, järelikult on ta tervistoode, järelikult ta toimib. Ehk siis meie nagu mõistus on niivõrd võimekas nende asjade juures, on ju, et seesama placebo efekt on lihtsalt nii võimas. Et minu jaoks ei ole vahet, et selles suhtes, kui ta toimib inimese jaoks ja see oli placebo, mis toimis, super ju. Täiesti super. Aga üldjuhul me peame siin andma natukene materjali juurde, et jõuda lõpptulemuseni. Ja minu jaoks ka see vestlus on ka tegelikult ju mingil määral minu jaoks placebo. Ehk siis ma ei tunne, ma võin võtta neid, mul ei ole seda, ma ei ole sellist tüüpi inimene, ma ei tunne võib-olla selle mõju, aga ma lihtsalt tean detailselt, et kuidas ta nagu mõjutab ja ma ei oota, et ma saan kohe mingi muutust, vaid ma teen regulaarselt, nagu harjumus on nagu väga tähtis, mida me iga päev teeme, et siis sellel on kasutegur tulevikuks ja see on nii väike investeering, ennetada see kõige hullemaid haiguseid, neid vähki, kasvajaid, eriti kui me oleme siis geneetilise soodumusega, ehk siis et need avalduvad siis kõige paremini, kui meie elustiil on paigas ja see uni on nagu see A ja O. Ja nüüd, kui meil on see paigas, nüüd toetame veel omakorda, et me ennetaksime kõige hullemaid asju. Ja, just, ega tegelikult ju selle mängu nimi on lihtsalt see, et elada kõige pikemat eluiga ja kõige tervislikumat, on ju. Et ega me oleme valmis rohkem raha kulutama ja tähelepanu osutama siis, kui probleemid tekivad. Aga noh, tihtipeale on ka paljude inimeste jaoks siis hilja. Et hoolitseme tervise eest täna, mitte see, et homme peame muretsema selle pärast. Kuule, super, Silver. Ma arvan, et siit tõmbame asja kokku. Väga lahe vestlus. Kindlasti sa oled inimene, kellega saaks veel muudest asjadest rääkida, et oled ka väga ikkagi nii-öelda teadlik, detailselt. Sa annad mulle mingi sooduskoodi ka vist, ma sain aru. Ja, väga hea, et sa meelde oletasid, et nagu ikka kombeks, et need, kes viitsivad meie jutustamist kuulata, et me oleme väga tänulikud selle eest, et me alati anname sooduskoodi ka, et lõime siis sooduskoodi TIMO20, mis annab 20% esimeselt ostult, nüüd mitte allahinnatud toodetele siis. Ja see annab siis selle võimaluse ka, et inimestel proovida, me julgustame seda proovimist. Me kindlasti ei ütle, et mine osta nüüd kohe ja kõik, tee enda jaoks sobivad sammud. Meil on alati meiega võimalik kontakteeruda, ehk siis kui tekib küsimusi, et kuidas ma midagi peaks tarbima või kas see aitab või nii edasi, jumala eest, kontakteeru meiega, me tahame oma klientidega suhelda, et me oleme siin olemas sellepärast, et me tahame inimesi aidata ja ma loodan, et see vestlus täna mingil määral kedagi äkki aitas.
jah, et ütleme, et minu eesmärk ei ole ka, et umbes, et teeme niikuinii mulle ei maksa midagi, ma rikkaks ei saa teie selle promokoodiga, et pigem on see, et noh, et ma ise ka nagu usun, kui mina usun, ma teen sinu eest see eeltöö ära lihtsalt ja lihtsalt proovi nagu ongi nad erinevad. minul on olemas see Cordyceps, Shiitake, Reishi ja Lion's Mane, mulle seda Chagat ma ei ostnud. ma praegu võtsin 4 tükki, et aga jah, et see uneteema on ka minul nagu see probleem, Reishit ma proovin ikka iga nagu õhtu võtta võib-olla seal, et kuna mul on ka sihuke pinnapealne magamisega, et siis ka mul on ka Oura sõrmus, mul praegu see subscription ei tööta, aga ma hullult tahan nagu mõõta, siis vaadata, kas sealt minu nagu tavapäraste nagu näitajate järgi midagi muutub. et on ka väga huvitav, see mõõtmine on nagu hea signaal, et sa nagu Mm, tajuda, kas on midagi muutunud, sest me ei saa väga just, ise aru muidu. just. minu jaoks on ta ka selles suhtes, et ta hoiab mind nagu kuidagi nagu in check, et hommikul ärkad üles ja siis vaatad neid näitajaid, sealt see näitaja alla, nüüd ma täna olen parem. jah, nii, kuule, super, Silver, edu sulle, Strumelile ja aitäh, et teed sihukest asja ja kasvatad ja räägid siin. aitäh, Timo, et kutsusid ja annad võimaluse sellest ka teistele rääkida. Super.